Tere, siis olen siis sõiduõpetaja Kätlin ja töötan siis Eesti Autokoolis. Ja paljudel on tekkinud siis kogu aeg siin, ma vaatan viimasel ajal küsimusi, et miks siis ikkagi Eesti Autokool peaks käima mööda poode ja tutvuma teiste eestlastega. Siis ma tahaksin veel kord rõhutada seda, et ma olen olnud üle 12 aasta Tallinnas sõiduõpetaja ja sellest aastast kolisin ma Soome. Ja seoses kolimisega Soome on nii nagu paljudel teistel olnud kindlasti palju küsimusi, kus, mis ja mida. Ja sellega seoses siis minu jaoks ongi väga huvitav olnud siis avastada erinevaid kohti ja siis erinevaid inimesi, kes eestlastega siis suhtlevad ja pakuvad mingit teenust. Ja kui mul oli mõni mure või mul oli mõni küsimus, siis mind aitas ja ma avastasin sellise toreda koha nagu Tsempadan ühdessä. See on siis Vanta piirkonnas olev põhimõtteliselt sotsiaalteenus, kus siis võib oma muredega pöörduda ja inimesed aitavad siis lahendust leida. Kui mul oli kelaprobleemid, teetoimisto probleemid või koolist oli lapse ildapäevakerhos näiteks vale arve edastatud, siis nemad aitasid neid probleeme lahendada. Ja üks inimene, kes seda aitas siis lahendada, sealt oli siis Irina. Tere. Irina. Tere. Ja Irina, võib-olla siis räägi, et mismoodi teie siis saate nagu inimesi aidata või millal inimene võib teie poole pöörduda? No, alustame nagu sellest, et meil on eelisjärjekorras, me võtame Vanta kaupungi elavaid inimesi. Ega see ei tähenda, et kui keegi Espos või Helsingis tuleb, eks ole, et me ajame minema, aga üldiselt on niimoodi igas kaupungis on ikkagi omad need reeglid, eks ole, et kuidas aidata, sest ma tean, et kui mina tean, et meie teetoimisto teeb ühtemoodi, siis Espo teetoimisto teeb natukene teismoodi. See on see bürokraatia, mis Soomes on, et iga ametnik teeb oma reegleid. Ehk siis Vanta aluel sina tead täpselt neid ametikohti, kuhu pöörduda ja kust neid siis asju aidata siis lahendada. Ja kui vaja, muidugi ma nagu otsin välja ka Helsingi ja Espo, aga see võtab tunduvalt rohkem aega ja tegelikult teades, et seal ka omad, eks ole, on ju olemas, et siis võib ju otsa nende poole nagu pöörduda. Ja hästi tähtis on ka see, et mulle võib alati nagu helistada ja kirjutada meile, aga vahest on niimoodi, et on vaja, et inimene tuleb ikkagi kohale, et võtab kõik oma paberid, näitab mulle need paberid, siis ma vaatan ja siis kui mina ei oska kohe vastata, siis on meil üks töötaja, kes on teinud tegelikult seda tööd inimestele, kes on kolinud Soome 20 aastat. Selles mõttes, et see on päris suur asi, eks ole. Ja siis meil on, kui näiteks on vaja nagu sinu ees helistada Kelasse, et kus sinu keeleoskus ei ole nii tugev, Kelasse või Migrisse või kuskile muu asutusse, on kõige tähtsam, et inimene istub kõrval selle pärast, et mina helistan, mina ütlen, et mina olen see, aga siis annan sulle telefon, sinu käes küsitakse sinu henkilatunnus, sina ütled oma henkilatunnuse, millega sa annad loa, et mina võin sinu ees rääkida ja küsida sinu küsimusi. Ehk siis kõige lihtsam oleks inimesel, kui ta tuleks oma paberite, asjade ja murega sinu juurde, räägib ära ja siis sina saad juba omakorda edasi helistada vajalikku kohta ja saate koos siis leida lahenduse. Absoluutselt. Ja kui on vaja mingeid avaldusi või asju teha, siis saad samamoodi aidata koha peal kohe ära teha? Saad samamoodi aidata, et meil ei ole muidugi, et kuna me käime nagu iga päev erinevates kohtades, siis kõikides kohtades meil ei ole võimalus nagu välja printida. Ja siis on nagu variandid, et sul on oma see avaldus juba olemas või siis enamus me üritame teha interneti teel, et praegu on nagu Soomes nad nagu praktiseerivad ka seda, et enamus asju, enamus avaldusi, kella asju, kõik saab nagu internetis, aga selleks sul peavad olema oma panga need koodid kaasas. Panga koodid ja tunnused peavad siis kaasas olema, et saaks sisse logida nii öelda. Sa logid sinna sisse ja siis me saame kõik ära teha koha peal.
see ei ole üldse probleem. Tähtis, meie juurde ei ole vaja aega kinni panna. Sa võid iga päev tulla, selles mõttes, et teisipäevast reedeni. Lihtsalt, et lihtsustada endale nagu seda võimalust, eks ole, et sinu jaoks on aega, et siis sa võid helistada ja öelda, kuule, ma tahaks täna tulla. Kas sellel ajal võiks tulla, et noh, väga tore, et sa tuled. Kui sa järsku ei saa tulla, siis sa annad mulle teada, et ma ei tule. Et siis me lihtsalt ei oota niimoodi. Aga ühesõnaga ma saan aru, et see telefoninumber on siin olemas sul on ju? See läheb sinna interneti ka üles nüüd? See läheb interneti üles, see telefoninumber, need reklaamid tegelikult, mida me nagu jagame, et need lähevad, neid siis nagu tehakse natukene ümber, et sinna tuleb ka siis nagu telefoninumber ja nimi ja internetis leiab ka igal pool, üldiselt, vähemalt Facebookis. Ja sa ütlesid, et alates teisipäevast reedeni. Ja meil on esmaspäev, meil on selline nagu kontoripäev, et siis me ei võta inimesi vastu. Ja siis teisel päeval me oleme Tikkurilas, kolmapäeval me oleme Müürmäel, neljapäeval me oleme Koivukülas ja iga teine reede siis kas Hagunila või siis Länsimägi. Ja see on täpselt see, et meie käime inimeste juures, nii-öelda inimeste juures ja Vanta nagu piirkonnas. Ehk siis me ei roni Helsingi kuskile, et see ei ole nagu meie. Okei. Ehk siis Vanta piirkonnas te tulete erinevatel päevadel erinevatesse piirkondadesse ja teie juurde võib tulla ilma järjekorrata, ilma ajavarauseta nii-öelda ja saab 9-4. 9-4. Aga kui sa tuled 3:55, siis võid on tulla, et lepime teine aeg kokku. Et ärge siis minge viimasel minutil, et ikkagi keset päeva oleks mõistlikum minna. Ja. Just. Ja põhimõtteliselt ma saan aru, et ükskõik mis mure annavad võib küsida, sest üritate siis otsida lahendust. Täpselt, et kui ma parasjagu ei oska sulle, sa küsid midagi ja ma ei oska sellele vastata, siis ma kas ma otsin sinuga koos selle vastuse või siis B, ma otsin seda ise ja siis ma annan sulle teada, et see käib nii. Just. Ja miks see siis oluline on, et nii nagu meist igaüks jälgib neid gruppe ja esitab neid küsimusi gruppidesse ja inimesed vastavad, siis paljudel inimestel, kes vastavad, on see informatsioon väga ammune. Ja ma sain aru, et tegelikult praktiliselt iga aasta natuke midagi muudetakse, on nii? Ei ole praktiliselt, nii ongi, iga aasta muudetakse ja siis on ka see, et ma toon näide. Näide on hästi tavaline, on 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi me käisime ennast registreerimas politseis. Nüüd me teeme seda siis, kui ma tulen siia Soome, eks. Nüüd me lähme sinna Migrisse. Siis oli niimoodi, et tegelikult politseis juba viimasel aastal, kui see viimane aasta oli enne seda, kui see kõik läks Migrisse, oli niimoodi, et lähed kohale, annad oma paberid, maksad 50, siis oli 50 eurot veel või 52, ma ei mäleta, ja maksad ära ja sulle antakse kohe paber. Sul on see nii-öelda oleskelu luba, et see paber, et sa võid siin olla, sulle antakse selle nagu koha peal. Ja sinna pannakse isegi selline nii-öelda proovi henkila tunnus, nagu nad seletasid. Aga tegelikult on nii, et lõppkokkuvõttes on, kui nagu veel paberid nagu koju nagu juurde tulevad, eks ole, seal oligi see sama henkila tunnus. Nüüd Migris nad seda ei praktiseeri. Selles mõttes, et nad ei anna kohe nagu kõik paberid kätte, oleneb muidugi ametnikus. Aga mõned annavad kohe paberid kätte, mõned ei anna kohe paberid kätte, eks ole. Ja nad ei räägi ka sellest, et seda nii-öelda proovi henkila tunnus võib kohe saada sinna paberi peale. Seda enam ei reklaamita. Sa pead ise küsima, kui sa oskad. Okei. Ühesõnaga, kui ma vaatan meil iga nädalased küsimused autokooli tulevad ka, et kas ma pean olema selleks, et siin juhilube teha, on see, et kas pean olema vagituinen, siis jah, tõepoolest peab olema vagituinen ja peab käima siis Migris täitma selle avalduse
ja selleks, et näiteks kui ei oska seda avaldust leida või täita, siis täiesti võiks tulla teie juurde ja teie aitaksite siis selle ankeedi leida ja täita, on ju. Me leiame selle, me aitame täita selle, me aitame sinna Migrisse aja kinni panna, kui vaja. Aga ja sellega on ka see, et Migrisse muidugi võib ilma järjekorrata ka minna, aga sinna siis sa võid sinna terve päevaks nagu jääda istuma ja see ei ole veel nagu kindel, et sa sinna üldse saad. Just, mind samamoodi saadeti esimene kord minema, öeldi, et pane ikka aeg kirja, et lihtsam on, kui oled juba inimestega rääkinud, kes aitavad sul siis öelda, mis teha ja kuidas see asi siis kiiremini läheks. Aga me paneme siia video juurde kindlasti need kohad ja kellaajad siis ka ülesse ja informatsiooni, kuidas sinuga kontakti saada. Ja julgelt siis pöörduge Irina poole Vanta aluelt ja ta aitab teil siis leida vastused. Ja see on tasuta. Ja see on tasuta. Just. See on tasuta. Just. Aga tšau kõigile. Oleme nüüd jõudnud siis Koivukülasse Kahveneti nimelise sotsiaalkeskuse ette ja siin saab kohtuda siis Irinaga, kes aitab siis teil välja uurida erinevaid vastuseid teie küsimustele, mis iganes probleeme teil ei ole. Ja lisaks ma vaatan, et siin on erinevatel päevadel ka muud tegevused, siin jagatakse isegi toitusid ja on toidu jagamisele lisaks ka toidu valmistamine koos nendega, aga kui on vaja eestikeelset või venekeelset nõu saada, siis kindlasti neljapäeviti on Irina teie jaoks siin olemas. Ja siia on väga lihtne tulla, siia Koivukülasse, täpselt siit üle silla on see Punase maja taga raudteejaam. Nii, nüüd oleme jõudnud siis Tikurilasse, kus siis Vanta linna poolt pakutakse ka siis seda nõustamisteenust ja see on siis siinpool, kus on vana ostukeskus, siin on parkimismaja ja siinpool on nüüd siis küll kahjuks ilma märkideta venelaste klubis on siin Polski Club V Vanta. Siin majas siis teisel korrusel nad käivad siis nõu andmas teisipäeviti 9–4 ja nad on lubanud ka siis nüüd mingid märgid välja panna, et see Vanta linna poolt see nõu andmine käib. Selles suhtes siia on hea tulla, et see on täpselt siin Tikurila raudteejaama ja siin toimistojad ja asjad on siin kõrval kohe üle Tiksi keskus ja siin vanas ostukeskuses siis tõepoolest teisel korrusel. Silte siin pole, raske on leida, Polski Club on siin, venelaste klubi on see. Nemad tulevad inimeste juurde ja annavad nõu teile, kui teil on küsimusi. Hagunilas saate tulla küsida vastuseid oma muredele Irina käest siin S-Marketi maja tagant teisel korrusel on siin paremas nurgas siis Hagunilan kansanvälinen ühdistus, kus siis Vanta linna poolt saate nõu küsida. Länsimäel käib Irina siis nõu andmas siin selle roosa maja Alepa taga on siis jällegist kansanvälinen toimindakeskus ja see on Hagunilan ühdistus jälle, et siin pitsa kõrvalt roosa Alepa taga. Müürmäel on kelamajas siin keskel olemas siis nõustamiskeskus. Siin on ukse peal Tsempadan ühdessä ja Irina käib siin kolmapäeviti siis nõu andmas. See on siin, kus on Sahan Seuran RÜ Somaalide keskus.